Tere hommikut! Tere tulemast 250. videomeditatsioonile. Nüüd on jõulud peetud ja täna on juba argipäevane pühapäev. Tänaseks olen ma ära tõlkinud Erki 2 sõnumit. Jõululaupäeval tuli 1 sõnum veel õhtu hilja. Ja teine oli siis antud ka, jah. Teine oli antud 24. novembril ja teine tuli siiski 25. detsembril. Nii et tõlkisin teile 2 ära, olgu teil nüüd kannatust kuulda. Esimene sõnum, mis on novembrikuus tulnud, on nii, et inimesest avatakse palju eri tasandil olevaid oskusi ja salapärasid vahel tihti ja kuidagi aina õige osaval moel ka hoitakse peidus. Olen väga eriline oskaja, kui asetun olema meistrina. Siis tunnen end tõusmas täiesti teisele tasemele ja kuidagi tean veel kandvat sees ka Erki nimelist vanurit. See eri tasemel olev uusim ruum siis oskab ja mõistab mitmeidki muidki asju, kui vaid neid, millest saan aru või mõistan vanurina olles. Seda nüüdset meisterina olemist oskan aina tõsta esile oma väga paljudest teistestki erilistest peidetud oskustest. Kui asetun tegema neid kirjutusi või aidates minult abipalujaid, kas nende haigustega või tavaliselt mingite neile vajalike asjadega seotud teadmistega, millest nad peaks saama usaldusväärset, ütleksin jälle teadmise ja oskamise salapära esile, kas minevikust või natuke ka tulevikustki. Kas oskan ka asetuda samasse meisteriruumi, kui oskan kas minna sellesse õige osavasti või siis vahel võin olla vaid too meister Erki ilma, et teeksin midagi teiste aitamiseks või oleksin osavasti õpetamas midagi inimestele. See ehk on sinust, armas lugeja, väga eriline asi, arutada mind või minu oskusi või kas on? Miks võiksin kujutleda igat lugejat suutvat samastuda minu annetega, tuues neid oskusi justkui kasutusse just nii ja sel viisil, kui eespool ise arutlesin. Nii on ju see sulle, armas lugeja, võib-olla natuke kummaline, et keegi meist inimestest avaks neid andeid ja oskusi kasutusse alles siis või nii, et need oleksid justkui esil või avatuna vaid siis, kui neid vajatakse. Asi on nii, sest oskamise ja õppimise seadused on andnud minule selleks erilise loa või õiguse. Minus peidus olevad anded ja mingid salapäradega seotud oskused tõusevad aina minust minu kasutusse, kui tunnen selleks ise vajadust. Tavaliselt need ise tajuvad või mingil salapärasel viisil oskavad avada oma anded. Ja just need salapäradega seotud oskused kasutamiseks mingis olukorras nõutaval moel. Kas oskate nüüd arutleda, kes juhib neid andeid ja oskusi minus või minust esile? Kas võite mõelda, et need ise suudavad avada end ilma kellegi puutumiseta sellesse? Meis siis, rõhutan nüüd, meis igas inimeses elab see täiesti sama osav teadvus justkui peidetuna ilma, et ise või isegi elu ise mingil moel juhiks neid andeid ja salapärasid. Neis justkui on see sama andekus asetunud olema nende salapärade sarnaste, ütleksin oskuste avajana, sõltumata vajadusest mõjutada nende esiletulekut. Seda mina nimetan salapäraks, kuigi küsimus on ehk kuidagi täiesti normaalsetest asjadest siis,
kui inimesest avatakse meisteri ruum. Nüüd mina, Erki nimeline vanur, püüan veel aru saada natukene raskemastki mõistelisest asjast. Kas olen mingil ajal muutumas kellekski muuks, kui olen vana inimesena? Kas kaob minust kõik, täiesti kõik selline nagu inimese ruum? Või kas oleks parem öelda, kas jääb minusse, vanasse mehesse, vaid koor ehk füüsiline keha ja kõik muu muutub või muudetakse millekski muuks, kes enam ei ole mingil moel inimene või tema sarnane ruum, vaid ilmselt meisterina olemine inimese kehas. Nüüd annan selle kirjutamise elule endale vastamiseks. Rõõmusta Erki ja ole nüüd aina natuke see või seda, kus tunned oskavat olla Erki meister või meister Erki. Nii vastan sinule ja samas mina elu ise jälgin igat hetke, igat ajalistki ruumi. Kas oskad ülal pidada meisteri ruumi, olles seda või kiirustad aeg-ajalt tagasi, asetuma sellesse füüsilise keha tõttu, justkui aitama kehas olevate elundite kestvust, olles aeg-ajalt kinni ka neile vajalikust maandamise ajast. Vaata, kas oled juba nii osaval moel valmis siirduma ka lõplikult minu ruumi või oleksid ka kinni oma füüsilisest kehast? Sellesse täiesti uude ja eriti nõudlikku ruumi ei ole kunagi keegi varem suutnud enda asetada just samamoodi, kui oskad ise juba natuke mõelda oskavat. Ehk asetuda või kas tahad jätkata seda arutelu? Erki, tahan küll. Kuigi olen teadlik, kui erilisse ruumi, siis asetan nii oma füüsilised olemise ruumid kui ka muidugi meisteri ruumi. Ma üldsegi ei tunne mingit viisi muutvat sinu seadusi. Püüan vaid õppida, kas saab ühendada neid kahte eritasemelist ruumi olema ja elama jätkuvalt justkui ühinenuna üheks ja samaks sinu seatud ajaliseks ajaks. Või siis seda ei ole põhjust kunagi isegi püüda ühendada, vaid hoida nüüdse sarnasena ehk vahel lahti ja vahel ühinenuna. Nüüd kõrgem vastab. Rõõmustan sinu küsimuse üle, poeg Erki, ja samas vastan sinule, Erki. Mitte kunagi mina, elu ise ja minust avanenud muudki ruumid ei saa lõplikult asetuda ega ka väga pikka aega olla ühinenuna, kuigi see oleks mingis olukorras küllaltki pikaajaline aeg. Nii minust avanenud ruumid, tasandid ja sopid vajavad aina minust nendesse siirduvat andekust ja salapära, et ülal pidada neid justkui avatuna ja esilolevatena. See väga tugeva muutumise seaduse mingi keemia ja sellega seotud tugevat vahet füüsiliste ruumidega suudetakse küll hetketi hoida pea ühinenuna, kuid mitte kunagi täiesti. Nii on siis kaks täiesti erinevat ruumi lähenenud ka sellele, kelle nime mina, elu ise, mitte kunagi ei taha nimetada ega üldse tunda oma osavamate ruumidega seotuna väga pikalt, eriti mitte teie inimestest siirduvate annete ja salapärade lähedal olles. Nii vastan sinule, Erki, ja oskan ka rõõmustada, et oled avanud kahe eritasemelise ruumi olema jälle väga targalt natuke ühinenuna ja kuidagi ka hoiad need mõlemad vahel lahus üksteisest. Nii osavaimat teist Erki lugejaist said jälle midagi uut ja päris igavest teadmist lugemiseks nii Erki kui ka Erki meisteri tehtud kirjutuse abil, kui mina, elu ise, osalesin osaval moel mõlema oskaja abistamisel,
kes seda suudavad, saavad jätkuvalt minu õnnistuse ja samas ka õpivad midagi sellist, mida tunnen neid vajavat minult jätkuvalt iseenda arendamiseks ja samas ka minu oma poegadena ja mingisuguste uute oskajatena, kellest üht nimetan oma pojaks ja teist väga targaks edenenud meister Erkiks. Saite sellest aru? Et üks on füüsiline osa inimesena ja teine on siis välja arendatud meister Erki. Ja nii meiegi igaüks võime olla kahel moel, aga jätkuvasti igavesti niimoodi täielikult ühinenud kõrgemaga me ei saa olla. Ikka peame tulema tagasi siia inimese ruumi ja vahepeal lühikest aega olla ühinenuna kõige kõrgemaga, kui me oleme välja arenenud meisterid. Ja seda paljud meist on. Maal on palju meistreid, kes on end välja arendanud kõrgele tasemele. Ja minu meelest oli väga hästi ära räägitud see, kuidas kõik on. Nüüd loen järgmises sõnumi, mis tuli 25. detsembri õhtul hilja. Rõõm ja armastus avab täna end minust vanakesest ja temast, kelle kohta oskan öelda osav ja õppinud pool Erki meister. Olen igaviku ruumis aina natuke vanake nimega Erki ja natuke ka mingit muudki ruumi, seega väga rohkesti elu ennast. Need kõik oskavad avada end kas sageli või vaid nii, et mina vanake asetun hetkeks oma osavasse ruumi ja samas palun neid avanema oma väga laiadest ruumidest. See palumine pole üldsegi minule vajalik siis, kui oskan asetuda kas tegema neid kirjutusi või õpetama inimesi või vaid olema selles ruumis, kuhu aina asetuvad minusse kas elu ise, looja ise või vahel väga harva mõni muugi minust palju osavam pool ehk mõni minu osav kõrgem mina või see või tema, keda oskan juba nimetada Erki meistriks. Väga harva olen palunud esile isegi mõnda vaimu suguvõsast või mingit, ütleksin muud ruumi, nagu näiteks Jeesust või lõpuks teda, kelleks see Jeesus on siirdatud nüüdsel ajal olema ja elama ehk Jeesus Kristust. Pea igat eespool nimetatut oskan nüüd avada kas hetkeks või natuke pikemaks ajaks, kas aitama end või muidki minult abipalujaid. Keegi neist pole kunagi osanud olla minuga koos, nagu elu ise või tema, keda oskame juba nimetada loojaks või isaks. Vaid neist kahest elu ise avab oma ruumid, kui asetun aitama või õpetama inimesi uuest ja väga erilisest asjast. Nüüdsel ajal vaid elu ise asetub minu kaudu ravijaks või õpetajaks minu palvel või sagedamini palumatagi. On veel üks väga suur ja tähelepanuväärne energiaanne ja salapära, kes ei ole kunagi avanud end minust. Teda väga vähesed meist oskajaist suudavad mingil moel tajuda ja tavaliselt avada endast justkui avatuks. Ehk esile olema ja tegema või ütlema just seda, mida mõned neist või nendest eespool mainitutest kas õpetavad, aitavad või vaid tõusevad esile minu kaudu. Nüüd asetun hetkeks täiesti uude ruumi, kuhu ootan teda ehk püha vaimu ennast tõusma või olema minust esile tõusmas. Ja nüüd siis püha vaim ütleb, rõõmusta Erki, kuna minust avab end nüüd väga tugev ja väga tark ruum iseend ehk pühaduse mingi olelusvorm, mida oskan sirutada sinusse. Armas poeg Erki,
Võta see väga puhas ja väga kirgas kiir nüüd vastu ja asetu väga sügavasse ja väga rõõmsasse ruumi. Edasi räägib Erki. Olin väga sügavas ruumis ja tajusin esiteks peas väga pehmet energiat, kui ka samal hetkel nägin kaunist valgust. Või peaks ütlema kirgast kiirt asetumas otse minu kehasse või sellesse ruumi, kus tunnen nüüd oskavat olla ja elada. See toimus vähehaaval ulatudes peast varvasteni. Tundsin siis, kuidas rakud said tunda midagi uut ja väga pehmet. Nüüd püha vaim ise räägib midagi. Rõõmu ja armastuse energiat siirdati sinu ruumi, armas poeg Erki. See siirdumise kink oli siis minu antud kiir sinusse ja samas sellest tõusis hetketi väga suurt ja pehmet rõõmu ja armastust sinu väga puhtasse ruumi, kus hoiad oma oskusi justkui avatuna ja esil olles püha ja väga puhas ja kirgas poeg nimega Püha Erki ja meister, kui ka tema või see, kus elab igavene rahu ja igavene tuli minust, pühast vaimust. Selles ruumis oled igavene ja väga kirgas ja väga rõõmsalt avatud minule, oma oskamisele olla hetketi pühaduses ja sealt avanenud rõõmus ja armastuses. Kunagi mitte keegi ega miski ei saa asetuda vastu seisma sulle ja sinust avanenud uuele olukorrale. Olla sina ise ehk pühaduses olev vanake ja väga eriline uus ruum nimega Püha poeg Erki meister. Võta see uus aukraad oma nimeks ja kasuta seda väga osavalt aina, kui asetud tegema seda tööd kas osavalt või väga erilisel moel õppinult, olles avatud ja puhas omale nimele, armas poeg ja vanake nimega Erki. Kes sa siis oskad olla? Kas vastad ise või vastan mina, püha vaim? Tänan, palun väga puhtal ja rõõmsal viisil sind, püha vaim, minu poolest vastama. Tänan, armas püha Erki meister ja sina, keda oskan nimetada vanakeseks nimega Erki. Oled uus ja väga eriline pühaduse ruum kui ka jumalakartlik vanake nimega Erki. Võta need mõlemad pooled nüüd omaks ja väga eriliseks olemise ruumiks, asetudes sügavale vaikuse ruumi, nii et sobid aina asetuma minu väga puhtasse ja kirkasse rõõmu ja armastuse ruumi, kus oskan olla ja õpetan sind, armas vana Erki, ja sinu osavam pool, püha meister Erki, või natuke teistmoodi, püha poeg Erki meister. Mõlemaid nimesid mina, püha vaimise, eluise ja loojaise oskame austada oma osava pojana. Nii oled teeninud oma nime teiste poegade seas. Tänan, armsad suured õpetajad ja väga osavad energiad, anded ja salapärad. Võtan väga alandlikult vastu uue nime. See oli siis see teine sõnum. Ma loodan, et saite aru, aga seda võite minu leheküljel saate lugeda ja mõtiskleda nende üle, sest kogu inimkond käib sama teed. Üks jõuab sinna varem, teine natuke hiljem, mõni päris hilja, mõni võib-olla ei jõuagi, ei oska öelda täpselt, aga võib-olla väga pika aja pärast jõuavad siiski kõik sinna samasse, kus praegu siis Erki räägib end olevat ja siis see püha vaim. Nielge natuke, tõuske korraks püsti, liigutage end, istuge tagasi.
täna ühendame oma energiat universumi kirka valgusega, istudes mugavas asendis. Palume universumist meile kingituseks kirgast valgust, et võiksime taas edeneda kõrguste suunas. Isa, ema, eluhingus, heliläte sõnatu tegevus, kosmose looja, anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt. Aita meid teed kulgedes hingata vaid sinust kiirgavat tunnet. Luba meil käia samas taktis sinuga, et liiguksime kui kuningad ja kuningannad kõikidega koos. Luba meil sisimas tunda maa vaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat tarkust. Ära luba maisteasjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist. Ära luba meil unustada, et sina oled maailma võim ja au, alati uuenev laul, mis kaunistab kõike. Olgu sinu armastus seal, kus sünnib tegevus. Nii olgu. Aamen. Ja nüüd jätkame kirka valguse vastuvõtmist vaikuses.
täname kirka valguse eest, mis meile kingituseks anti. oleme edasi ühenduses universumi kirka valgusega ja saadame maakera eri paikadesse kirgast valgust. Läheme Ameerika poolele kõigepealt. katame Peruu valgusega. põhjaosas on mingi paik, mis meie valgust vajab. palume kirgast valgust universumist ja katame Peruu selle valgusega. Vaat nüüd lõi kõik kirkaks, hästi helevalgeks. selle teise palve peale ongi hele, õnnistame, täname. katame ka Boliivia valgusega. mulle nagu antakse, et Boliivias on valgust vaja selleks, et sealt veel iidseid asju esile tuua, mis senini on peidus olnud. iidsed asjad ei kerki esile niisama iseenesest oma peidupaikadest, vaid valgus toob nad esile. ja Boliiviasse praegu just sellepärast meid palutakse valgust. huvitav, mis sealt esile tuleb. valgus avab maal saladusi. väga kirkaks läks Boliivia. õnnistame, täname. nüüd Venezuela. seal on jälle muud vajadused. vaja rahustada inimesi, kes on sõjahirmus. sest Ameerika Ühendriigid endiselt ähvardavad. õnnistame, täname. katame ka Kariibi mere alad valgusega. õnnistame, täname. nüüd tuleme Aafrikasse. ja katame Nigeeria valgusega. õnnistame, täname. järgmisena Uganda.
Unistame, täname. Järgmiseks katame Somaalia. Millest eraldus Somaalimaa. Katame mõlemad osad valgusega. Seal on praegu suur segadus. Rahvas vajab tuge valguse näol. Läheb kõik keeledaks kirgas valgus. Langes hedi või kohe nendele maadele. Unistame, täname. Järgmine on Sudaan. Unistame, täname. Mulle praegu antakse selline teada, et Põhja-Ameerika keskosas on üks koht, kus on tulemas esile veel mingi saladus maa seest, mis on peidus olnud ja sinna vajatakse valgust. Kohta ei oska nimetada, aga see, millest ma rääkisin, saadame sellele kohale valgust. Küll kirgas valgus langes sellele paigale. Väga suurt valgust näen. Unistame, täname. Järgmine on Iisrael. Me kõik oleme suure valguse sees. Ja Iisrael kattub valgusega, muudab ära tumeda energia. Unistame, täname. Gaza sektor. Läheb kõik heledaks. Unistame, täname. Nüüd Liibüa. Liibüasse tuleb valgust saata. Unistame, täname. Liibanon. Unistame, täname. Süüria. Unistame, täname. Saudi Araabia.
õnnistame, täname. Iraak. Kätes on tunda tugevalt, kuidas energia voogab. Ja mina näen kirgast valgust silmade ees, vaimusilma ees. Me täname Iraan. Läänepoolne osa veel ei ole kirgas, palume veel universumist Iraani jaoks kirgast valgust ja juba tuligi. Võt nüüd lõi terve Iraani heledaks. Õnnistame, täname Afganistan. Õnnistame, täname. Ja nüüd läheme Põhja-Koreasse. Täiesti tume energia. Mis seal küll toimub? Valgus laskus Põhja-Koreale ja muutus toimub, läheb kõik heledamaks, aga hetkega ei läinud. Järjest heledamaks muutub. Õnnistame, täname ja nüüd tuleme Ukrainasse. Tuleme Krimmi poolsaarele, ühendame universumi kirka valguse maasügavustes olevate püramiidide energiatega. Kuldseks muutus. On valget valgust ja kuldset värvi näha. Katame sellega kogu Ukraina. Suur osa Ukrainast on juba ilus kuldne ja hele, aga see lõunaosa veel ei ole. Donbassi ümbrus. Lahinguväljad. Muutub sealgi heledamaks. Õnnistame, täname. Täna toimub Zelenski ja Trumpi kohtumine Ameerika Ühendriikides. Saadame sinna selle kohtumise jaoks ka valgust. Et asjad edeneksid positiivselt. Õnnistame, täname. Sellega me valguse saatmise tänaseks lõpetame. Oleme katnud hiigelsuured alad kirka valgusega. Täname selle eest universumit.
täname täheolevusingi ja kõiki, kes meiega olid, meie esivanemate vaimud, maahoidjaid, kaitsjaid täname ja tänan ka teid kõiki, kes tulite täna seda suurt tööd tegema, suurt ja hädavajalikku tööd. Aitäh teile kõigile. Õnnistan teid kõiki. Õnnistage teie igaüks iseend ka. Sellega siis tänaseks lõpetame. Õhtul on ühismeditatsioon Erki Toomalaga. Tere tulemast sinna. Ja soovin teile veel neid selle aasta viimasteks päevadeks palju meeldivat. Ja minuga siis kohtute järgmisel pühapäeval, kui juba on uus aasta. On vist uus aasta. Jah. Kõike head teile. Kena pühapäeva. Päike paistab väljas. Nii et on rõõmus päev.